Esimese asjana ma tahakski kohe öelda, et tegelikult see on vaid jäämäe tipp, et lähisuhtevägivald on niivõrd varjatud ühiskonnas ja isegi kui need numbrid tunduvad juba suured, siis reaalsus on veel suuremad. Et võib-olla, ma ei tea, 1/3 jõuab üldse ütleme süsteemini abistajateni. Kui me räägime nüüd 50+ inimestest, siis ütleme, me stereotüüp on see, et ta on elanud ju aastaid koos ühe inimesega, eks ole, ja võib-olla ongi mõelnud, et meil on keerulised peresuhted. Kuidas nüüd aru saada, et on keerulised peresuhted või on nagu päriselt kasutatakse mingit vägivallaliiki? Jah, no selles mõttes võib-olla lähedaste puhul kui panedki tähele seda, et kuidas käitutakse siis, kui ollakse nagu sellest teisest kaaslasest eraldi. Et kas ta siis on vaba, kas ta on nagu kaasa sees rohkem siuke kammitsetud, ta ütleb nagu väga nagu jälgib, mida ta ütleb, kuidas ta ütleb. Üks selline ohumärk on kindlasti see, et sellel inimesel ei ole kunagi enda arvamust näiteks, et alati ütleb, et ma pean oma mehe käest küsima või ma küsin, mis mu mees arvab, et see võib ka selline ohumärk olla, et tekib küsimus, et kas sul enda arvamust siis ei ole, et üldiselt meil igal ajal on enda arvamus.